Kõigepealt tahaksin tervitada õpetajaid ja teisi konverentsil osalejaid ja vabandada, et ma ise kohal ei ole, aga selle aja peale olen juba teel Californiasse. Avastusõpet, ma arvan, et kasutavad kõik head õpetajad. Et rõhuasetus on siis õpilase motiveerimisel ja õpilaste aktiivsel osavõtul tunnist, et nad ise mõtleksid, ise otsiks vastuseid. Kui nad vigu teevad, siis ise analüüsiksid, et miks need vead on nüüd tekkinud, nagu nad on. Ja kolmandaks võib-olla julgustus õpilastele enda arvamusi avaldada. Et kui õpilasele ütelda, et juba jälle sa andsid vale vastuse, siis ma arvan, et see õpilane varsti enam vastuseid üldse ei annagi. Et tähendab, see julgustus ja positiivsus on osa ka avastusõppest, nii nagu mina sellest aru saan. Ja õpetajatele ma arvan, et annab lihtsalt toredama klassikogemuse, et õpilased on kõik huvitatud, tulevad asjaga kaasa ja lähevad koju võib-olla ja mõtlevad edasi ja teevad võib-olla isegi kodutööd hea meelega. Aga mida tähendab üldse julgus ise mõtelda? Ja see viib meid otse loovuse ja ettevõtlikkuse juurde, et niisugune arenemine juba algklassidest alates annab õpilasele julguse. Ja julguse vigu teha, julguse riske võtta. Ja väga toredasti paari nädala eest oli meil Metsaülikoolis 4 päeva juttu haridusest ja loovusest ja ettevõtlikkusest ka. Ja seal Regio endine juhataja Teet Jagumägi ütles, et kui rääkida ettevõtlikkusest, et Ameerikas on igati aktsepteeritav ebaõnnestumine. Tähendab, see pannakse isegi CV-sse, et on nii mitu korda mingisugune ettevõtte ebaõnnestunud, et sellega sai kogemusi. Kuna tema võrdles jälle Eestiga, et Eestis on ebaõnnestumine, et deklareeritakse kohe ettevõtte juhatajat luuseriks ja et sellega nagu asi lõpeb. Ja see luuser on kahjuks siin kaugelt liiga palju kasutusel. Ameerikas ma ei ole seda luuseri sõna nii palju kuulnud, kui ma Eestis olen. Luusereid ei ole. Igaüks tegutseb enda võimete kohaselt ja seda tuleb julgustada. Ja nüüd natukene edasi mõeldes ei ole tegelikult avastusõppe midagi uut. See on midagi, mida Piaget rääkis juba kaua aega tagasi, samuti Johannes Käis ja paljud teised pärast teda. Et küsimus on lihtsalt selles, et tuleb õpilasega rohkem arvestada, tuleb kuidagi moodi teda panna aktiivselt mõtlema oma enda hariduse üle. Ja seda lähenemist saab kasutada ükskõik mis aines, võib ajalooprojekte teha, seal on ka jälle avastusmomendid, kui õpilane peab ise midagi pikemat aega mingisuguse teemaga tegelema. See programm, millega ma praegu tegelen, see põhineb selle Ameerika Teaduste Akadeemia õppekavale vastavalt tehtud siis programmile, mis on õppeprogrammile, mis on siis mõeldud lasteaias kuni 10. klassini ja see on süsteemselt välja arendatud, nii et pärast 10. klassi on õpilastel füüsika, bioloogia, keemia ja geograafia selge, ilma et nad oleks isegi märkanud, et nad sellega tegelevad. Igas klassis on 4 eri teemat ja ma tahaks võib-olla näidata siin, ma ei tea, kas näeb, üks lasteaia teema võrdlemine ja mõõtmine. Siin on väga toredad tunnid, 12 tundi. Ma olen sellest ise osa võtnud
ja ühes tunnis siis lapsed pidid määritlema, et kes on klassis kõige pikem. Ja pandi siis ritta seisma ja oli muidugi pikem ja lühem oli kohe selge, aga siis küsiti, et kes niisuguse keskmise pikkusega on ja siis hakati ühest otsast ja teisest otsast lugema. Ja lõpuks nad pidid ära mõõtma kah, kui pikk see kõige pikem oli ja mõõdulinti ei olnud. Nii et siis pandi see kõige pikem põrandale ja siis sammudega loeti siis ära kellegi jala pikkusega vist. Nii nagu Ameerikas või Inglise süsteemis need jalad on välja mõeldud kuninga jala pikkusega. Et õpilasel oli kohe selge, et ei pea mingisuguseid standard mõõdulinte kasutama, võib täitsa ise välja mõelda, mida sa just kasutad. Ja pärast seda, kui see tund on siis tehtud, neil on endal kõik väiksed vihikud, kus nad siis kirjutavad sisse lihtsamad vastused, et näiteks et keda sina arvasid või kes sinu arvates oli kõige pikem klassis ja kirjutad siis enne mõõtmist ja pärast mõõtmist ja siis tuleb võib-olla selle ennustusele siis mingisugune kas siis ütleme sama laps või nende üllatuseks mingi teine laps. Aktiivõppest on varem juttu olnud, aga see spetsiifiline programm tekkis pärast seda, kui 80ndate aastate keskel uuriti Ameerika haridussüsteemi ja haridusprogrammi ja õppekavasid. Ja see oli ka nüüd, see oli president Reagani algatusel, aga jälle Teaduste Akadeemia tegeles selle raportiga. Ja raportis oli, pealkirjaks oli, et a nation at risk, eesti keeles siis, et riik hädaohus. Ja siis oli umbes kirjutatud niisugune lause, et kui mingisugune vaenlane oleks meile niisuguse koolisüsteemi välja mõelnud, siis oleksime meie seda pidanud kallaletungiks. Nii et pärast seda ärkas nagu Ameerika üles ja siis hakati tõsisemalt vaatama, mida teised riigid teevad ja siis tekitati see uus loodusteaduste õppekava tervele riigile ja siis sealt tulid need programmid. Ja see avastusõppe, millega ma tegelen, see on sealt tulnud. Kui nüüd vaadata, on igasuguseid uurimusliku õppeprogramme Eestis ka, aga nüüd vahe sellega, mis nüüd Ameerikast on tulnud, on see, et see on aineloogika on sees, tähendab, see ehitab üles loogilist mõtlemist vastavalt ainele ja teeb seda nii, nagu meie teadlastena teeme. Meil on hästi põnev elu, ainult et me ei räägi kellegile. Ja kui vaadata nüüd ringi Euroopas, siis Euroopas on 20 riiki, kes selle sama programmiga otseselt tegelevad. Saksamaa ostis terve programmi Ameerikas sisse, Rootsis ja Prantsusmaal on see programm kohandatud enda õpilastele. Ja viimases raamprogrammis või nüüd Euroopa Liidu rahastatud 7. raamprogrammist on Eesti ka sees Fibonacci projektiga, mida Eesti poolt juhatab Toomas Tenno. Professor Tenno on keemia teaduskonnas või keemia instituudis ja temal on avastustee koduleht. Nii et kui on õpetajates keegi huvitatud, ma soovitaksin vaadata lähemalt seda avastustee kodulehte, et koolitused on saadaval ja täpselt samuti on need õppematerjalid saadaval. Küsimus on, et kuidas analüüsida ja mis need mõõdikud on. Tähendab, kuidas mõõta silmades ära. Ma küsisin seda muidu ametlikult haridusministri käest ka. Et teadmistepõhine testimine, seda saab kindlasti teha, seda saab teha täpselt samuti nagu tavalises programmis. Aga see mõju on selge, ükskõik, ütleme kõigile, kes neid õpetavad. Aga kui nüüd loota, et eksami tulemused, mis on tehtud klassilisele õppele, annavad sama tulemuse uurimuslikust õppest, siis see täpselt niimoodi ei peagi olema. Ja kui nüüd vaadata, et kuidas neid asju mõõta, kuidas seda efektiivsust üldse mõõta, siis California osariigis
5. klassi osariigi eksamil pidime muutma eksami niimoodi, et kolmandik eksamit oli siis lihtsad küsimused ja vastused, teine kolmandik olid siis ka jälle vastused, aga tuli seletada, et miks asjad on, nagu nad on. Ja kolmas oli siis käeline tegevus, pidi katse tegema ja pidi analüüsima. Nii et kui niisugust eksamit kokku panna ja siis mõõta efektiivsust, siis tuleb see sealt kindlasti välja. Teine koht, kus see välja tuleb, on õpilaste enda tagasisidest. Et kui küsida, kas neil meeldis klassis rohkem teha, mida avastusõppes tehakse või rohkem tahvli pealt maha kirjutada, no kah jälle vastus on olemas. Vastus on lihtne, praegu on umbes 300 õppeasutust, mis on läinud üle avastusõppele ja just kasutades avastustee programme. Et kõigepealt koolitus tuleb valida siis tsükkel, millega tahetakse tegeleda ja pärast seda koolitust, see on, ma ei teagi täpselt 2 või 3 päeva, et siis antakse materjalid ka kätte, nii et siis ühe klassi 12 tundi on enam-vähem olemas. Nüüd oleneb jälle, kus need rahad tulevad, ühel ajal oli haridusministeeriumilt, saadi natukene raha ja jääb natuke Euroopa rahadest kah üle, aga kuna see on praegu uue õppekava käivitamine, siis peaksid minu meelest need rahad tulema õppesüsteemist. Tähendab koolitus õpetajatele selleks, et uute õppekava läbi viia, rahad uute materjalide ostmiseks ja lisamaterjalid, tähendab, kui on katsed nagu siin, see võrdlemise või see mõõtmise tund, selle jaoks palju midagi vaja ei olnud. Aga siiski terve selle tsükli materjalid on olemas, neid saab ostad terve kasti. Aga seal kastis on asjad, mida sa saad ise kokku panna. Aga soovitatakse see esimene koolitus läbi teha ja see esimene kast osta. Ja kui raha on, siis saab selle kastiga vabalt. Aga kuskil süsteemis peaksid need rahad olema, mis uue õppekava rakendamist võimaldavad. Ameerikas on klassid, ma arvan, nagu siin, kuskil 20-30 õpilase vahel, mida vähem, seda parem muidugi. Üks asi, mis seal, ma tean, et Californias on, kuna mu tütar on sellega ise seotud, seal on õpetaja abilised ja need õpetaja abilised on lapse vanemad, kes käivad 4 tundi nädalas koolis ja igas klassis on kuskil 4 lapsevanemat, kes niimoodi vabatahtlikult lihtsalt tulevad ja aitavad õpetajaid. Nii et selles mõttes näiteks materjalide kokkupanemisega ja ülesseadmisega ja aitamisega, et need vanemad tegutsevad nagu õpetaja abid või abilised. Jah, vastus on jah. Et küsimus ei ole siis faktide pähe tuupimises, küsimus on, et kas õpilane oskab seoseid teha faktide vahel, mis on midagi, mis tähendab, see on nüüd avastusõppe põhiteemaks, et õpilane ise mõtleb välja, kuidas see uus fakt on seotud sellega, mida ta varem juba teadis. Ja õpib ennustama, õpib siis analüüsima, et miks mu ennustus viltu läks ja õpib niimoodi ise mõtlema. Nii et testid peaksid olema palju mitte faktoloogia, faktid on õpilastel kõik olemas Google'is, ma kasutan internetti ise õpetades peamiselt kodutöö tegemiseks, aga mitte minu asendajaks või asendajana välja arvatud, kui on vaja visualiseerida mingisuguseid molekule. Et õpetajal on täitsa koht olemas ja see on just lapse mõtlemisvõime arendamisel. Et kui õpilane õiget vastust kohe ei leia, lähed ühe laua juures teise juurde, siis esitad küsimuse, mitte ei anna vastuse. Et niipea, kui sa õige vastuse annad, on mõtlemisel lõpp. Et ei ole ennast vaja vaevata, et õpin selle pähe, lähen edasi. Et see rõhuasetus on erinev ja selle tõttu peaks olema ka testid ja eksamid erinevad. Ja silmas ära ma tahaks ikka veel vaadata, kuidas seda testi peal mõõdetakse. Hindesüsteem on seal üldse natukene erinev, et ei hakata hindeid andma enne kui vist 5. klassis.
nii et seal siis ei ole nagu probleemi, aga kui hindeid hakatakse andma, siis on alati seletus juures, et ei ole lihtsalt, et õpilane saab A või 4 või 5, ma ei tea, mis siin süsteemis parajasti on. Aga et põhjusega kah, miks ta selle sai. Nii et see on nagu hindamisskeemis on juba sisse ehitatud, nii palju kui nüüd seda avastusõppet Californias ikka tehakse. Probleem meil on hoopis teistmoodi. President Bush ühel ajal tõi sisse uue programmi, et No Child Left Behind ja siis hakati testima ainult matemaatikat ja inglise keelt. Ja siis nii-öelda science'is testimist ei olnud. Ja selles oli suur probleem, sellepärast et õpetajad hakkasid science'id vähem õpetama algklassides. Nii et meil on ka seal oma probleemid ja tuleb siis seda tegevust kogu aeg ise käigus hoida, kuna see on lapsele nii oluline. Ja ma olen rääkinud kah, et mul hambaarst rääkis, et kui tema tütre 5. klassis hakati avastusõppes õpetama, et siis tüdruk esimest korda elus tõusis ise üles ja läks vabatahtlikult kooli hommikul. Et tähendab, et seal on niisugused muudatused. Ja sama lugu oli minuga, ma õpetasin Los Angelesi Eesti kooli 5. klassi ja tõin kah need katsed klassi ja õpilased oli vist tiheduse katse oli või tiheduse mõõtmine ja õpilased tahtsid eesti keeletunni ja ajaloo ja kõik ära jätta, kui saaks ainult keemiat teha. Nad arvasid, et see oli keemia, mis ta tegelikult oligi. Ja siis kompromiss oli, et nad kirjutavad kõik ise üles eesti keeles. Aga see on, kui sellega tegeleda, see on nii suur pluss ise endale ja lastele, et see lisavaev tasub ennast nagu ära. Lõpetuseks ma tahaks soovida meile kõigile head uut kooliaastat.